Ühe või teise rahvakultuur on rikas ja huvitav siis, kui ta on mitmekülgne. Pakub eri laade ja omapära. Ta on otse kui peegel, milles näeme rahva vaimupingutusi, tema harjumusi ja loomisvõimet. Olen iva su algusest, Eestimaa. Olen kild su paesest pinnast. Ja suu täis su leivakäärust, olen tõru su hiietammest ja sulg su pääsutiivast. Hell ebe su rukkilillest ja su aadete narmas juur, Eestimaa. Olen kummelimuru su õuel ja pihlakobar su värava puul. Neste piisk su kurekella kambris ja tahiniit su koidu hämariku lambis. Olen pisar su nutus ja rõõm sinu naerus. Kõla su keeles ja õnnistuspalve ja usk su lootuses, Eestimaa. Olen kestmise läkitus sinust ja sulle. Tulen ja tantsin sinust ja sulle, Eestimaa. Olen iva su algusest, Eestimaa.
See oli ülemöödunud sajandi algul. Parajasti oli aeg, mil mõisa rendikohti võisid talupojad endale osta. Suvise aja pikad tööpäevad algasid päikesetõusul ja kestsid loojanguni. Koguti kopikas kopika kõrvale, et tasuda mõisale talukoha võlg. Loomulikult jäid töörügamises kõik meelelahutused tagaplaanile, kuid tantsitud olevat siiski. Ülemöödunud sajandi 70. aastate paiku jõudis tookordne uudistants polka otsaga Kehtnasse. Esialgu kepsutanud seda mõisaadel oma koosviibimistel, kuid õige varsti levis moetants mõisa köögiukse kaudu rahva hulka. Köögiukse all mõisteti lihtrahva hulgast pärit teenijaskonda, kes oli mõisa ja küla vahendajaks. Polka võitis kohe poolehoiu ja populaarsuse. Varasemad rahvatantsud olid enamasti voor, saba või rühmatantsud. Igatahes paljude või kindla arvu tantsijatega. Paaris käis vaid labajalg. Aga polka, see oli uus paaristants, pealegi segapaaristants. Jutustaja sõnade järgi esitanud tantsule kutse ainult mehed. Paarilised olnud omavahel ühendanud praeguse arusaama järgi valsi võttes, kuid mitte rinnati, nagu tavaliselt segapaaristantsudes, vaid kõrvuti, paremad küljed kuhakuti. Poisiga teiste silme all kõhtu pidi koos olla, polnud tütarlapsele kombekas. Tüdruku parem käsi oli sirutatud poisi rinna kohal paremale. Sellest hoidis kinni poiss vasaku käega, mis oli kõverdatult tema vasaku õla kohal. Teised käed ühendati nagu tänapäevalgi. Tüdruku vasak käsi poisi paremal õlal, poisi parem käsi tüdruku vasakul puusal. Proovige järele, sellisest tantsu võttes polegi nii kerge pöörelda. Segapaaris tantsude polka ja valsi ilmumine külla tõi murranguga senisesse saatemuusikasse. Vanad Eesti rahvatantsud olid suhteliselt lihtsa viisiga, mida enamasti esitati torupillidel, kandlel, sikusarvel või parmupillil. Sajandi lõpust tuli juurde veel üherealine ja 3 passiga harmooniks, lõõtspill. Laupäeva õhtuti algas küla ühest otsast otse kui rongkäik koos laulu ja pillimänguga. Poisse ja tüdrukuid tuli teel aina juurde, kuni jõudi lõbusast ujust tallu, kus lubati teha simmaneid ehk klunkriõhtuid. Tavaliselt sattus pidu perre, kus parajasti leidus koduõlut. Vanemad mehed istusid õuemurul ja lasksid kruusil ringi käia. Eesti rahvatantse tavaliselt ei tantsitud. Kõige rohkem meeldis noortele valss. Seda lasti tulla oma 10 lugu õhtu peale. Eriti popiks uued moetantsud polevat siiski kujunenud. Need olid rasked ja saksa moodi liigutustega. Endist viisi peeti lugu eelkõige polkast, valsist, sekka sattus mõni hopster ehk hüppevalss, kavott või galopp.
nüüd laulupeo suvi 1923. aastal. Eestimaal imetleti Rootsist külla saabunud rahvatantsurühma, mille nägemine oli esmaseks virgutuseks Ullo Toomile. Teda kõitsid rootslaste tantsuoskus, väljenduslik esitusviis, rühm, kuid ka külaliste rahvarõivad ja eriti nende saatemuusika. See ajendas ka ise uusi asju proovima, head järele tegema. Seda enam, et peagi tuli Rootsist vastu külaskäigu kutse.
rootslaste lahkumist kogunesime aru pidama. Elevus tekitas Stockholmi esinema kutsumise kutse. Murekoeks oli aga oma tantsude puudumine. Muuseumikogudest ja Estonias tantsimisest meie ei teadnud. Viimaks märkas keegi arukas pea, et teeme oma tantsu. Tantsuelemente korjati siit-sealt seltskonnatantsudest ja liideti need meelevaldselt ühisesse kompositsiooni. Leiti mingi muusika, kuid peagi ilmes uus häda. Kuidas valminud lugu nimetada? Viimaks jõuti ühisele otsusele moodustada tantsu nimetus selle tegijate eesnime tähtede järgi. Ja nii saigi loo nimeks Elgam. Rootsis käidi 2 tantsuga, Elgami ja Kaerajaaniga. Peale Rootsis käiku käisid elgamlased edaspidigi koos. Jagati Rootsi sõidu muljeid ning korraldati ka seltskonnaõhtuid, kus keerutati tolleaegseid moetantse. Elgami liikmete iseteadvust tõstis määratult ka Anna Raudkatsi raamatu Eesti rahvatantsud ilmumine 1926. aastal. See oli ootamatu ja rõõmustav uudis. Mõtelda, meil on nüüd oma Eesti rahvatantse. Ruttu organiseeriti rahvatantsurühm, valiti uus rühmajuht Voldemar Ingermann ning otsiti üles Anna Raudkats. Ja siis läks juba järjekindlaks tööks. Kohe esimesest tunnist alates saime tunda Raudkatsi vilunud ja andekat pedagoogi kätt. Ta otse kui valas pähe meile need tantsud. Pilk oli Raudkatsil küll vahel mõtlikult maas, vahel jälle lakke suunatud. Ometigi nägi ta meid kõiki ja märkas kõike. Niipea kui mõni eksis ja vigureid tegi, oli ta kohe jaol. Korrigeeris ning näitas ette liikumisi ja samme. Kunagi ei saanud ta ägedaks ega läinud endast välja.
raudkats. Järgmine peatus, Kaerajaan. Kaerajaan. Järgmine peatus, Labajalg. Labajalg. Järgmine peatus, Tuljak. Tuljak. Järgmine peatus, Polka. Polka. Järgmine peatus, Toomi. Lõpuks on see aeg käes. Tuleb lihtsalt võtta julgus kokku ja minna. Ei, see rong on niikuinii läinud. Mis ma enam? Või äkki peaks ikkagi? Mis mängu ta mängib minuga? Mu pea lihtsalt ei suuda võtta seda. Igal pühapäeval näeme teda bussis. Ta naeratab mulle. Ma ei tea. Võib-olla lihtsalt mina arvan valesti. Võib-olla ei peaks. Kas keegi suudab mulle öelda seda?
No mida veel? Me ainult tantsisime. Jaa, ainult tantsisite, jah. See on kõik. Me homme kogis, sa ka lihtsalt tantsid kõigiga, jah? Palun. Toimus aga Anna. Anna mulle andeks. Sa oled lihtsalt vasti. I love you, baby. I love you, baby. Madis, sa nutad või? Ei, kuule, ära nuta. Laura pärast. Kuule, selles mõttes, et mina olen ka väga tore tüdruk. Ei, no ma tegelikult ei ole üldse selline, nagu see praegu näeb, aga ma oskan tantsida. Davai, teeme polka või? Davai! Oot! Kuule, no teeme väikse pulka. Jäta mind rahule. Ei, teeme hommust... Jäta mind rahule! Okei. I love you, baby. Ma ei taha. Tantsude tants. Tuljak. Esitab Ullo Toomi tantsude võistutantsimise parim tuljakutantsija 2017 rahvatantsurühm Tuurit!
mõisa ajal, ammu aega tagasi, elas Läänistes üks mees, kes oma onni ümber kaeru kasvatas. Seepärast kutsuti teda Kaera keisriks. Keisri poeg oli Sepp. Tema poeg oli Sepp. No muidugi, nagu see tihti siin elus käib, sai poeg endale isa hüüdnime päranduseks. Kaera keisri poeg Sepp Jaan Matson, pisut uuenenud hüüdnimega Kaera Jaan, oli väga naistemaias mees ja Kaera Jaani lugutants sündiski järgmisest maiusest. Nimelt, mõisaköögi pesuköögis olid mõisatüdrikud rasket tööd teinud ja kuum ilm otsaesise neidudel leevendama võtnud. Otsustati end siis väheke karastada, ihu pesta. Kuid Kaera Jaan oli teise mõisaselliga teineteise teadmata end piimakardade taha peitnud. Noh, ja nii siis piimaneidised neid tabasid, üksteise võidu kõõlumas tünnide tagant, et näha noort ning erutavat naise ilu. Mõisatüdrikutele tegi tünni kõõlumine nalja ja lugu sai rääkida palju kõigile ning erakordselt vürtsikalt. Kas on kikas kaevu läinud, Kaera Jaan ta välja toodud. Kas on kikas kaevu läinud, Kaera Jaan ta välja toodud. Kaera Jaan, ai Kaera Jaan, karga välja kaema, Kaera Jaan, Kaera Jaan, karga välja kaema. Kas on Kaie viga saanud, et ta valjult kiljatanud või mis on Kaie viga saanud, et ta valjult kiljatanud? Kaera Jaan, karga välja kaema, Kaera Jaan, ai Kaera Jaan, karga välja kaema. Kas on Kaie viga saanud, et ta valjult kiljatanud või mis on Kaie viga saanud, et ta valjult kiljatanud?
uus labajalg. Tants aastast 1951. Esitab Ullo Toomi tantsude võistlutantsimise C-segarühmade arvestuse võitja 2017 Viljandi gümnaasiumi noorte segarühm Hebe. Variatsioonirikkus on otse imeks pandav. Hiidlane, näinud suurel maal labajalga, ei võtnud seda kodus tarvitusele nähtud kujul. Ta pidi sinna veel ise oma riukad ja keerutamised sisse panema. Ja vähe sellest, kui Pühalepa mees tantsis Hiiu valssi, siis emmaste või kõpu tantsu himulisel pidi samuti oma valss tingimata erinema Pühalepa omast. Kuid alustame algusest. Minu kokkupuuted Hiiu tantsuga said alguse 1927. aastal, mil Hiiumaa Kasevälja noored mind moodsaid tantsusid õpetama kutsusid. Olin nõus minema tingimusel, et ma neile ka Eesti rahva tantsu saan õpetada. Nii ma siis 27. aasta alguses läbi Tuisu saarele jõudsin. Esimesel õhtul oli osavõtjateks ainult 4 poissi ja 4 tüdrukut, kellest ma kohe kindlad paarid moodustasin. Alustasime kivikasukast. Järgmisel õhtul tuli kokku juba 18 inimest, kes hakkasid igal õhtul käima Kaseväljal tantsutunnis. Üks mees käis lausa saarnakki laiult. Muu õppimise käigus tutvustasid hiidlased mind ka Hiiu valsiga. Nähtud tantsu õpetasin Tallinna Võimlemise Instituudis, soovitades seda 6. ja 7. klassi võimlemistunni kavasse.
olin saarel käimas 1937. aasta suvel koos Juhan Raudega. Ajasime Hiiu valsi 2 variandi, Krossamehe ja Patsiusti jälgi. Saime aga hoopis Kõpu polka ja Hiiu polka variandid. Viimati nimetatul samm polkat ja samm valssi sees. Hiidlased on mulle ette heitnud, et ma olevat Hiius nähtud valsi ümber töödelnud kombineeritud naljatantsuks. Kuid saarel nähtud variatsioonide rohkus on selleks ka piisavalt ainest andnud. Hiiu vals ongi niisama humoorikas kui hiidlane ise ja märgatavalt algupärane. Tõeline pärl meie rahvatantsude hulgas. Ja see, kuidas poisid tüdrukuid tantsule kutsuvad, oi.
kolhoositants. Tantsfilmist Valguskoordis 1951. Esitab Ullo Toomi tantsude võistlutantsimise B-segarühmade arvestuse võitja 2017. Tantsuselts Sõleke B1 segarühm.